Nad on vist maha, aga nüüd see EGO, kes tahab ikka uuesti tagasi tagasi võtta. Puumajaksed ja et on aja traditsioon ja et tal on funktsioon ikka olemas. Ja 20. Värvilised kogu küll. Nii kaua värvilised tuleb. 21 juba. Siin on ikka rohkem olnud. No 50 aastat küll. Kui palju sõiduarv on? Ta on läinud sai või? Ei, tema on... Pange tähele, kes see ma näitan teile see vasknõu aparaat, mis seal on. See on Daleeni Brenner. Sellise aparaadiga pandi ta vilkuma atsetuleeniga. See aparaat sai Nobeli preemia 12. aastal, 1912. Aga see plahvatas ja see insener jäi pimedaks. Aga sellepärast muidugi ta ei... Selle värvilise klaasi mina ei ole... Pärast, kui ma siia tulin, ma ei näinud. Ja see vana vundamendi koht on maja eest näha, need kivid veel, kus ta siin rippus. Need on kasti Soome tuletornidest. Paistab, et Soomes on üks puumajakas ainult. Näete, siin on. Seda me võiksime ka vist pidama. Arne, see on Reinart. Ei ole. See on, vaata, see on üks tundmatu reisilaev. Huvitav, ei. Reisilaev on ta, aga Reinartiga ta on sarnane. Kuule, ta on ju Frei Fokunar on, täpselt nagu Reinarti koopia on. Sama purjestus on nagu Reinartil, aga ta on reisilaev. Vaata, ta on kajutid. Tal on kajutid ja... Purjevarustus on jah sama. Kaasel Kunar ja veel üks raa on veel Fokmastis on raa. Ei, see ei olnud mäest. Aga muide, vaadake, ratsanik on väga arvudele pilt on seal. See on mõõgaga ratsanik, see on Randrüütel. Vene piirivalve, tsaari aegne. Siin samas õues. Piirivalve õues. Käisid hobustega pärast. Ja need olid ikka mõõkadega ja hobustega. Aga Eesti Vabariigi ajal käisid ka, siis ei jõudnud. Siis jooksid jala juba. Siis jalgrattaga panid. Jalgrattas ja mootorrattas. Neil oli mootorrattas. Kuule, mul on... Tule ja tema on atsetüleenil töötav reflektor.